Valmistame kalasuppi traditsioonilise retsepti järgi ja täna on meil värskeks kalaks ahven. Teda on siin kuskil umbes kilo jagu. Te võite ka kasutada kõiki muid kalu, mis te parasjagu kätte saate, mida teil parasjagu värskelt võtta on. Lisaks sellele on mul siin vähekene porgandit, sibulat, samuti ka kartulit, ka võid, nisujahu, maitseks soola ja maitserohelist. Ja kogu selle väljatulek võiks olla 2 liitri supi ringis. Esimese asjana paneme kala keema. Puhastatud kalad potti, pead, sabad küljes, lihtsalt sisikond välja võetuna. Külmvesi peale, ka parasjagu nii palju, et ta katab kalad ja pisut veel peale ka. Ja paneme ta siis pliidile, kuumutame kiirelt keemiseni. Nii kaua, kui meil kala keema läheb, puhastame ära köögiviljad ehk siis porgandi, samuti siis ka kartuli ja sibula ja hakime nad kõik kuubikuteks. Sama teeme ka sibulaga, ehk siis koorime ja jällegi kuubik. Kartuli koorime ära ja täpselt samamoodi lõikame ta väikseks kuubikuks. Kartulikuubikud siis paneme kindlasti vette, et nad ei tõmbuks tumedaks, sest meil läheb nendega kasutamiseks veel pisut aega. Ehk siis kartul on pehmem köögivili, kui on seda porgand ja sibul. Nii et kõigepealt, kui meil on kalasupp keema läinud, lisame sinna sibulad ja porgandid. Ja kui need on juba peaaegu pehmed, siis läheb sinna kartul. Nüüd ahven on keen meil siin leeme sees üks 10-15 minutit. On ta juba täiesti valmis ja võtamegi selle kala nüüd siit puljongi seest välja ja jätame ta jahtuma, et me saaksime teda hiljem ära puhastada ilusti. Ja nüüd kurname puljongi siis ära ja paneme ta tagasi tulele.
nüüd on puljon ka hakanud keema ja paneme siia juurde siis mingi porgandi, kui ka sibula. Ja keedame neid umbes 10 minutit, kui nad on sellised poolpehmed ja hiljem lisame juurde ka kartuli. Nüüd sulatame soojal pannil ühe supilusikatäie võid ja lisame sinna ka ühe supilusikatäie jahu, kui see või on nüüd siin sulanud. Võid me ei pruunita, samuti ka jahu mitte. Ja vaid ainult siis segame nii kaua, kui tuleb selline teraline konsistents. Praeguseks on meil sibul ja porgand pool pehmeks keenud ja lisame supile juurde nüüd ka kartuli. Nii kaua kui kartul keeb, puhastame ära kalad. Midagi keerulist ei ole, pea otsast ära. Kala niimoodi südeks lahti ja tõmbame ära kõik luud, kondid, mis me siit kätte leiame. Nüüd on meil kartul peaaegu pehme ja lisame siia supi sisse siis meie eelnevalt ja siis rasvaines kuumutatud jahu. Segame korralikult ta läbi siin ja hakime siia juurde ka natukene maitserohelist ehk siis peterselli. Selle jätame pisut keema koos selle jahuga ja maitseroheline samuti hakituna siia sisse. Nii. Ja sama asi ka siis lõplik maitsestamine toimuks siis soolaga veel. Kes nüüd soovib, võib lisada pipart, vürtsi, loorberit vastavalt omale soovile. Meie paneme hetkel küll ainult soola. Ja kui ta nüüd on niimoodi keema tõusnud, paneme juurde ka siis eelnevalt puhastatud kala. Ja võib öelda, et ongi supp valmis. Valmis supile lisamegi selle kala ja võib hakata nautima värskest kalast, mõnusat Eesti pärast kalasuppi.